hommikul ärgates mõtlen, miks ei saa kauem magada. Aga kui lõpuks oma kohvi kätte saan, siis hakkab päev kerima. Ma viin lapse kella 8 hommikul kooli ja siis jooksen kas trenni või tööle vastavalt sellele, kas on koosolekupäev või on trennipäev. Ja nimetage üks asi, milles on vastaskandidaatidest tugevam. Kindlasti lõikamises. Ta oskab väga hästi opereerida ja inimesi terveks teha. Kas te teate, kust saab Tartus kõige odavamat lõunapraadi? Kõige odavam on võtta kaasa oma porgandid ja neid närida. Kui palju oleksite keskmiselt valmis kohvi eest maksma? Kohvi eest olen valmis väga palju maksma, kui ma peaksin olema sellises kohas, kus seda saada ei ole võimalik. Kuidas te lõõgastute pärast rasket tööpäeva? Kas raamatut lugedes, pargis ja Emajõe ääres jalutades, trenni tehes või oma perega aega veetes. Milline oleks teie jaoks ideaalne töökeskkond? Mul on vaja palju raamatuid ja inimesi enda ümber, sest mind inspireerivad kõige rohkem inimesed. Milliseid inimesi hoiate enda ümber? Neid, kelle silmad säravad, kes on valmis koostööd tegema, kes on valmis palju tööd tegema, panustama ja kes on üksteise suhtes sõbralikud ja hoolivad. Kuidas te aktsepteerite eriarvamusi töökeskkonnas? Lasen inimestel üksteisega rääkida, kuulan inimeste muresid ja proovin leida konsensust. Kõige raskem ülesanne ongi leida inimeste ühisosa. Leida võib-olla mingit retsepti läbipõlemise vastu, inimesi innustada, panna koostööd tegema ja uskuma, et lahendused on võimalikud. Minu kõige suurem juhtimise projekt on olnud ühe instituudi väljatoomine väga suurest finantskriisist. See oli Germaani, Romaani ja Slaavi instituudi 700 000-lise miinuse likvideerimine, milleks ma terve aasta jooksul koos oma kolleegidega otsisime väga erinevaid lahendusi ja lõpuks moodustasime Maailma keelte ja kultuuride kolledži, kui ühinesid instituut ja keelekeskus. Juhtimine on nii võimalik, et sa võtad aega, kaalud erinevaid lahendusi. Lõpuks ei realiseerunud mitte tingimata see, mida mina algselt mõtlesin, aga inimestega läbi rääkides, kuulates, arutades erinevaid variante, jõudsime me selliste lahendusteni, mis aitasid edasi võrgelt õpetamist Tartu Ülikoolis. Kuidas seletada tudengitele raskeid teemasid? Tuua häid elulisi näiteid ja inimestele jäävad tavaliselt meelde lood. Kui sul on raske teema kohta rääkida mõni lugu, olgu oma enda praktikast või kirjandusest, selle kaudu ka väga rasked asjad tegelikult muutuvad lihtsaks ja huvitavaks. Tudengiks olemise suurim raskus on siis, kui sa ei saa pühenduda täie jõuga õppimisele ja pead selle kõrvalt töötama. Ka ma ise olen ülikooli ajal pidanud töötama ja isegi veel doktorandina Saksamaal õppides. Nii et ma kujutan neid raskusi väga hästi ette ja tahaksin hea meelega kaasa aidata sellele, et tudengitel oleks sellised stipendiumid ja sellised õppelaenu võtmise võimalused, et nad tõesti täiel määral saaksid õppimisele pühenduda. Ma arvan, et suurim rõõm on kindlasti see, et kõik teed on lahti. Sul on võimalik õppida seda, mis sind kõige rohkem huvitab ja kogu aeg midagi uut teada saada. Milline on teie jaoks ideaalne üliõpilane? Kindlasti huviline, pühendunud, motiveeritud ja ka kriitiline, sest ülikoolis peaks õppima tudeng, keda tõesti huvitaks targaks saamine, kes väärtustaks haridust, mitte diplomit. Nüüd natuke teisel teemal roheline ülikool ja kas te ise sorteerite prügi? Ja, käisin selle ära elades Saksamaal, seal ei oleks teistmoodi saanudki 10 aastat sellises keskkonnas, kus prügi sorteeriti vähemalt viide või kuude erinevasse liiki, harjutas mind nii, et Eestisse tagasi tulles oli mul väga ebamugav, et sellisel viisil
prügisorteerimist ei olnud ja seetõttu olen ka oma valimisprogrammi pannud kirja, et ülikool peaks muutuma roheliseks ülikooliks, looma need prügisorteerimise võimalused kõikidesse õppehoonetesse ja ka energiakasutuse ja muude asjadega olema kogu ühiskonnale eeskujuks. Kas te korduvkasutate poekotte? Jah. Mis peaks olema ülikooli aegumatu väärtus? Haridus loomulikult. Mis on kõige olulisem põhjus, miks te tahate Tartu Ülikooli rektoriks saada? Tartu Ülikool on minu südame küljes. Ma tahan, et tal läheks väga hästi, sest ma tõsiselt usun, et Tartu Ülikooli edukäigust sõltub ka see, kui hästi läheb Eestil. Ja minu senine juhtimiskogemus, minu töö Euroopa Komisjonis, ühiskonnasuunalised tegevused eetikakeskusega on andnud mulle tunde, et ma saaksin oma ülikooli aidata. Ja see ongi põhjus. Nimetage üks põhjus, miks peaks just teid valima? Sest ma olen valmis seisma Tartu Ülikooli eest. Tean, et kui Margit saaks rektoriks, siis ülikooli saaks endale väga sütitava, väga toetava, väga inspireeriva, väga motiveeriva juhi. As a bachelor was a very hard and I needed some time and encouragement as well, motivation. And I found all of that with Margit. Juht, kes annab ideid, kellel on väga kiire ja viljakas mõttelend, kes suudab inimesi linnustada, suudab panna nad endaga kaasa mõtlema ja aitab jõuda tulemuseni.